tere, ma näitan siis ette, kuidas teha Lactobacillus reuteri nõndanimetatud jogurtit. Päris jogurtiks seda nimetada ei saa, sest õiges jogurtis on 2 erinevat bakterit sees. Aga ta on tingliku nimetusega jogurt, sellepärast, et maitse ja konsistent meenutab seda. Ja ma valasin siia nüüd 5 purki laktoosivaba köögikoort 15%, võib-olla ka laktoosiga. Ja siis ma valan 1 purgi veel siia sisse. Siis paneme selle põhibakteri, nii-öelda bakteri juuretise. Ja paneme teda, tead sa, ma panen alguses ära suhkru, siis ei lähe lühikas mustaks. 1 liitri kohta 2 supilusikatäit. Ütleme, siin on umbes pisut vähem kui 1,5 liitrit. Ütleme 5-6 supilusikatäit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja põhjus, miks me paneme suhkrut, on see, et see toidab baktereid. Suhkrut ei pea kasutama, kõige parem asi on inuliini kasutada, mis on preprobiootiline selline pulber, tehakse sigurist ja maapirnist, et võib ka seda tellida. Või võib kasutada tärklist, aga ta tahab nii-öelda väetiseks midagi magusat. Kuigi tärklis ei ole magus, aga tärklist toidab teda ka. Nüüd on suhkur pandud, nii et 1 liitri kohta 2 supilusikatäit ja täpselt sama palju seda jogurti juuretist. 1 liitri kohta 2 lusikatäit, nii et siia läheb veel umbes 6. 2, 3, 4, 5, 6. Natuke loputame. Jätame seda siia. Ja segame ära. Ja ongi põhimõtteliselt valmis. Aga hea on jätta pisut ruumi, sest ta hakkab natukene mullitama ja kerkima õige pisut. Ja hapnemise käigus võib eralduda vadak pisut põhja ja purgi seintele, aga sellest ei ole ka mitte midagi. Ma panen sellega praegu siia. Nii, ja siis kõige keerulisem leida õige temperatuur, 38 kraadi. Praegu palavate päevadega kasvuhoone sobib ideaalselt. Meile proovisime 39 kraadi oli. 36, 7, 8, 9. Üle 40 ei maksa lasta. Nii, me viime selle hiljem sinna. Ja siis, kui jogurt on 36 tunni pärast valmis, siis võib ta panna külmkappi. Ja seal ta siis 3-4 nädalat. Ja iga kord tuleks jogurtist võtta 2 supilusikatäit juuretist. Ja igaks juhuks ma panen 2 supilusikatäit sügavkülma, et äkki midagi juhtub. Aga ma loeks kiirelt ette, mis see probiootiline jogurt siis teeb. Selle bakteri tüve nimetus on Lactobacillus reuteri ST5865 ja seda on siis teadlased testinud, see on kõige tugevam. Ja ütleme, kui tavaliselt probiootilises kapsis on 4 miljardit ühikut bakterit, siis selles pooles klaasis 6 supilusikatäies on 570 miljardit ühikut. Üks teine reuteri tüvi, ma selle numbreid ei mäleta, on 260, mis on ka väga suur number. Ja kui võtta kapseid, siis tuleb neid väga palju võtta ja kapseid ei maitse nii hea kui see jogurt. Ma siis kiirelt loen ette, mida ta siis teeb. Haavad paranevad poole kiiremini, tihedamad ja paksemad juuksed, tõstab oksudotsiini taset kuni 300%, suurendab kasvuhormooni taset, taastab harknäärme. Harknääre on see, mis 15 aastat hakkab känguma ja 70. eluaastaks on alles 90% ja siis hakkavad viirused ja tõved ja vähik kergemini külge. Aga see taastab seda. Alandab koolikuid beebidel, alandab koolipüloori, A-püloori baktereid, halbu baktereid, vähendab happe rifluksi, kõhukinnisuse ja kõhulahtisuse vastu, tõstab D-vitamiini imendumist kuni 25%, alandab gaase, värvilisemad unenäod, siledam nahk, tõstab kollageeni taset nahas kohe drastiliselt, vähenenud söögiisu, toit maitseb endiselt hästi, aga ei isuta nii palju. Parem sperma kvaliteet,
ja sellega seonduv tõstab testosterooni taset kuni 800%, tõstab libiidot radikaalselt, teeb luud tugevaks ja parim ennetus osteoporoosi vastu. Sügavam uni, REM-uni kuni 20% sügavam, suurenenud empaatiavõime ja lootustunne, ennetab lekkiva soole sündroomi, alandab stressi, ärevust, depressiooni, toetab immuunsüsteemi, vähendab valusid, vähendab aknet, suurendab muskleid ja tugevdab luid, kandida ja pärmiseente vastu, põletike vastu, alandab vaginaalset happesust ja tõstab viljakust, tapab leukeemia vähirakke, tõstab B12 taset, kasvatab punaseid vererakke ja nii edasi. Ja miks ta tundub nii uskumatu, et üks asi ei saa niimoodi teha, aga meil kõikidel, enamustel inimestel 96% on surnud see bakter sees, kui võtad ühe korra antibiootikumi, vaktsiinid, glüfosaat, raskemetallid ta hävitavad. Ja kui beebi sai emalt seda, siis ei saa seda ka beebil olla. Aga see, kui ta on meil sees ja ta ei ole ära tapetus, ta peab aastakümned või kuni terve elu vastu. Aga kui me hakkame nüüd teda juurde sööma, tema pesitseb ülemises seedetraktis, siis ta peab kõige kauem vastu paar nädalat. Nii et põhimõtteliselt me võiks teda kogu juurde süüa. Ja teda võib kasvatada, kes ei taha piimal koorel kasvatada, siis saab kasvatada puuviljapüreedel, bataadi, hummuse peal, salsa peal, niisugust asjade peal. Ja kindlasti mitte toorpiima kasutada, võib kasutada, tuleb kuumutada, sest me ei taha konkureerivad häid baktereid, et me tahame, et üks bakter puhaks. Ja siis me nüüd viime ta kasvuhoonesse 36 tunniks ja kui siis panna hapnema, siis tuleks vaadata, et hakata hooga tegema, et päeval kell 2, siis tähendab 1,5 päeva pärast öösel kell 2 on ta valmis. Aga kes siis öösel viitsib selle pärast üles ärgata, et üle 36 tunni oluliselt ei maksa lasta, siis ta hakkab ise ennast sööma, sest ta saab toit otsa. Ja siis probiootiline tasakaal läheb pisut allapoole. Nii et praeguseks kõik.